Nüüd on möödunud öö ja näete siin mul 4,5 sentimeetri paksune põhi, mis kviit on mul valmis. Ta on parasjagu jahtunud. Siin on mul selline Hiinast tellitud saag. Ta lõikab see, et siin on 2 tera, näete, 2 tera ja siin ta peaks lõikama 2 lõiget korraga. Ja siin saab seda tellida üles alla. Ma olen vist korra teinud ja nüüd ma üritan sellega siis saagida. Ehk mul õnnestub. Teine sael on terad, nad on teravamad. Siin on paljast ära. Nii võtab paremini, ühelt poolt ära ja siis teiselt poolt. Nii lõigab paremini. Nii, saigi mul lõigatud. Nii, nüüd ma pean selle panema, hakkama korrast nüüd montaažilauale panema. Mul on selline huvitav montaažilaud ja siis ma ruumi küll vähe, aga ma üritan nüüd sellise ühe tööristaga tõsta seda. Nii, mul on selline labidas, väga huvitav labidas. Ja siin ma saan talle ilusti näete alla panna vahele ja tõstan pealt, näed kui ilus on. Väga ilus. Ja teise võtan ka maha. Ja kõige enne panen siis põhja. Põhja panen siia peale. Nii, montaažilaud. Pärast ma lasen sellega teisele alusele. Nüüd peaks hakkama imutama. Imutamise jaoks mul on võetud kirsi kompott. Näete, kompottmarjad on eraldi ja siia on pandud sisse natukene kirsi likööri. Ja see maitse on väga huvitav. Ja nüüd ma üritan sellega selle põhja imutada. Täna saab muideks see tort kirsimaitseline. Eelmine kord, üle-eelmine kord oli maasika. Siis oli poissmene tort, oli virsi ja mandariini ja kaunistusega seekord saab ja hiivi kaunistus seekord saab siis kirsid. Ja teid huvitab, et kelle jaoks ma selle tordi teen. Ma üritan sellele tordile peale kirssidega panna aastaarvu. Ja see aastaarv on 96. See on mu ämma sünnipäevaks. Homme tuleb sünnipäev ämmal. Ja siis see nüüd imbub ilusti läbi täna. Täna me seda sööma ei hakka. Ma usun, et ta homseks saab hästi pehmeks. Seda leotus või immutus vedelikku mul on küllaltki palju. Ta peaks jätkuma 30. Ja siis hakkan tegema seda kreemi. Nii, ma tahan nüüd siia panna teise, selle panen eemale ja teen ka teise põhja ära. Selle keskmise põhja.
siis ma sellega kiirendan nagu kogu protsessi. Ja ütlesin, ma saan siis nagu teada ka, kas mul jätkub seda vedelikku. Seda torti muideks ma ütleks alaealistele ma ei anna. Meil tegelikult õnneks peres ei olegi alaealisi, sest liköör on 21 kraadine vist ja ta on pooleks kirsikompotiga, siis ma kipun arvama, et ta vist on 10 kraadi sees. Sellepärast, kui teil on lapsed, siis ärge nii palju pange seda likööri või üldse ärge pange. Aga muidu pannakse mujal ka konjakit sisse, ma ei tea kui palju. Kondiitritel jääb üle, sest ilmselt see kasutatakse mitte sihipäraselt, vist ilmselt. Nii, selle ka saame vähemal juba hakata imbul panna. See on siis pealmine liht. Vanasti müüdi likööri komme ka, ma ei tea, kas nüüd müüakse. Ja see vist ei olnud keelt alla. 18 aasta keelatud, vist ei olnud. Seda võisid lapsed süüa vist. Ma elan metsa sees, seepärast ma ei tea neid kõiki seadusi. Ma nähti, mul jääb üle isegi. Kondiiter saab omale ka vist midagi pärast tehtud tööst, aga ma ikka imutan, ma ei ole kade. Ilmselt ma homme saan siis kiita selle eest. Nii. Esimesel tegin igale. Mina saan vähemalt oma likööri ära kasutada, sest keegi sai kunagi ostetud ja ilmselt siin on juba kraadid ära haihtunud, sest keegi ei taha juua mingisugust likööri. Ja kaua ta seisab.
sokutan niimoodi külalistele ära. Nad ei teagi, et siin liköör sees on. Nii, siin on ikka. Ilmutus siin on. Nii, see jääb mulle üle. Ma proovin tomatsi, kuidas on. Kui hea. Super. Nüüd ma hakkan mikserdama pahukoort. Ja selleks ma kallan siia 400 milliliitrit pahukoort 35%. Ja 1 detsiliiter on tuhksuhkrut. Nii, ja nüüd ma lähen mikseri juurde, juhe mul ei julata. Nii. Kõigepealt segan ta, laustan selle suhkru. Ja siis annan talle pöördeid juurde. Vist on juba hea. Sellega pidin olema ettevaatlik, mulle siin köögikupjad ütlevad, et ei tohi üle pahustada. Näete, vist natukene vist võib veel. Natuke voolab vist. Lasen veel tagasi. Mina igatahes ei julge rohkem, et ta enam ei voola. Siis järelikult on hea. Näete. Siis on hea. Ilmselt. Siis ma hakkan nüüd segama kohupiima kreemi, tähendab kohupiima. Vist ongi kreem, jah. Ja siis selle toorjuust, köögi toorjuust. Siin on 2 tuubi seda kohupiimapastat. Nii, ja siis on 1 topsik köögi toorjuustu. Ma vaatan, et ma pean ta nüüd ära segama. Niimoodi, et oleks ühtlane mass. Ma siia rusikaga. Käsimikseri õiget. Ja siis vaatame, võib-olla saame selle käsivispiga. Siin on tükid päris sellised korralikud, ma pean ta korralikult ära segama. Võib-olla isegi mikseriga võib-olla parem. Võib-olla elektrise mikseriga. See juhe mul võetud siia.
mulle ei meeldi need tükid, need peavad ilusti ühtlaseks massiks saama. Ma proovin sellega, äkki jube ulatab, nii. Ma proovin sellega. Ma tahan selle juustu korralikult ära siin suletada. Peaks olema üldiselt ilus, ütlane. Sest käsitsi ilmselt ei oleks ma nii ühtlaseks tükke saanud. Jah, ilus on. Tundub, et ei ole siin sellised juustutükke. Vist. Nüüd ma panen selle vahukoore siia kohupiima segu sisse, segame ta ära ühtlaselt ja siis saame sellise huvitava omapärase kreemi. Selle ma segan nüüd käsitsi, mitte miksiga, sellepärast et võib-olla see vahukoore konsistent kaob ära. Üritan teda ilusti segamini ajada. Nagu ikka alt üles. Peab saama selline õhuline piimakreem. See kohupiimapasta oli mul natukene selle vanilli maitseline. Ma ei tea, kuidas kokku sobib vanilli maitseline kohupiimapasta ja köögi toorjuust. See vist on soolakas vist. Ma ei tea ka. Eks ta mulle kommenteerigi pärast midagi valesti. Mina kannatan kõik kommentaarid ära, kui nad on heasoovlikud. Üldiselt ma suhtlengi ainult heade köögisõpradega. Nii, ongi ühtlane, näete ilus. Väga ühtlane. Nii. Ja nüüd ma hakkan seda peale panema põhjadele. Seda peaks jätma mulle 3 siia jaoks. Siis ma tõstan nad kõik üksteise peale. Väga palju ma ei saa laamendada, sellepärast et pean jätma
kolmanda jaoks ka. Kolmanda peamise kihi jaoks ja võib-olla isegi külgede dekoreerimiseks või pahteldamiseks. Nii. Ja vähem uudisena kiht on olemas. Seekord ma moosi siia keskele ei pane, mul ei ole hirsimoosi. Ilmselt teised moosid ei sobi siia. Ilmselt. Ühtlane kiht on olemas. Mõtlesin, tuleb kokku hoida. Et jätkuks seda. Nii, järgmine kord ma tean, kui väheks jääb, siis ma ostan kaubandusest rohkem seda kreemi. Vasakul käärme tõstma ja määrima nii nagu Vene ajal määriti võid leiva peale. Ühtepidi paned peale ja teistpidi võtad ära, et poolid saad täis. Nii, nüüd on 2 kihti mul on olemas, nüüd ma tõstan selle pidulikult selle teise kihi siia peale. Mis on juba imbunud ja katsun ta nüüd ise kalutama kalata siia ilusti peale oma kohale. Nägid? Ja täpselt oma koha peal. Natuke need juhtuda ka. Vitsult on ka. Ega ei saa. Mingi tööristaga peab ikka aitama. On ka millimeeter see üle tähtis. Nii. Ja nüüd on see kiht on ka olemas. Ja siia peale läheb nüüd viimane kiht. Ja siis läheb krohvimiseks läheb pärast peamispinna pahteldamiseks. Võitab natukene vajutada ka. Oi, vajutada ei tohi. Nii, ja nüüd ma panen selle viimase kihi siia peale. Nägid, ma siin tegin juba labidalt kokku. Nii, püritame selle nüüd. Ja ma selles suhtes õiges kohta on küll jah. Nii, see on ka peal. Ja siin on koos. Ma saingi enne ära puhastada. Ja selle lapatsiga muidugi ma saan natukene vajutada. Et need kihid läheksid tihedamalt kokku. On küll. Nii, ja nüüd kasutame teda siis viimase kihi. Ta on natuke kummis küll, aga ega see halba ei tee, kui see kokku natuke kummis. Nüüd seda kreemi mul on. Rikkalt elame. Katsin, et väheks jääb. See on väikene munamägi. Nüüd saab siis küljed ka teha. Küljed ka see tuttav töö eelmisest korrast. Täna on need nurgad mul kumerad. Ja teravat nurka ma ei tee.
hullemaks läheb. Nüüd ma tahan pealmise pinna viimast korda tõmmata üle. Selleks ma võtsin toidukilet ja ma keeran ta 2 korra. Ma ei tea, mis sellega õnnestub, aga ma proovin. Ja siis nüüd see kile ma vaatan, kas midagi õnnestub või järjest. Hoian teda nüüd mingil maal pinge all. Tekib mul selline ühtlane läbidas, ma üritan. Nüüd panen ta siin peale ja üritan tõmmata järgmiselt. Sai parem küll. Proovisin tagasi tulla. Mis ka siia peab mingi ütlema. Üldiselt pole viga. See kile ei ole üks õige kile, ta on kuidagi kortsus. Nii, aga üldiselt kõlbab. Nii, ja siit tuleb veel midagi servadest natukene parandada. Oi. Siit on enam vähem. Natuke paistab tumedalt siit. Nüüd ma võtsin tiitripitsi ja üritan siia sisse panna seda kreemi. Nüüd ma üritan sellega siis nüüd siin serva kuidagi teha. Õhku tuli ka vahepeal. Pots käis. Praktikat on mul nii vähe. Sellepärast see muster ei tule nagu vaja. Tundub, et kreem on liiga vedel. Ja teate, vanasõna olete kuulnud. Halvale tantsijale pidi piski segama kogu aeg. Et siin on nii vedel, siin valgub alla. Siit on pahasti ja aga mul jäi nüüd seda vedelat kreemi üle. Mis sellega saab? Sellega ei oska midagi teha. Teeme mummusid siia otsa. Selle vedela kreemiga. Nii. Ikka veel on kreemi. Need mummud võtavad tähelepanu omale.
soperdus kaob ära. Võib-olla. No näed, ilus. Mummud on tähelepanu võtsid omale. Nii, ma vaataks, ma saan midagi päästa. Kas midagi saama päästa, siis servast kukub alla vedel. Sain midagi ära võtta. Oleks pidanud rohkem seda vist panema seda, võib-olla paustama oleks pidanud rohkem. Nagu öeldakse, vanasõna venelastel olid, et taganeda meil pole kuskilegi, za nami Moskva. Nii on ka siin, on mis on. Nüüd tuleb kõik tähelepanu sellega juhtida. Nii, ja siin ma nüüd pean panema siia peale nendest kirssidest tegema mingi Need marjad ma kallasin nüüd siia talvikule. Ma pean siit korjama, oleks mul olnud elusad kirsid, ei oleks mingit probleemi, aga kuna nad on sellised nagu on, ma peaks siia kirjutama peale 96. Ja järelikult siit ma panen keskele, ma hakkan siit pihta. Ülevalt. Ja siis siia järgmise. Ja siis kolmanda. Niimoodi. Ja siit siis moodustama numbri 9. Äkki õnnestub. Äkki ligemale pane. No, mina igatahes juba näen, et see on 9. Ja nüüd teise sammu muutusin kõrvale. Nii vanainimest kooli. Vanainimest vist enam kooli ei võeta vastu. Läheks küll kooli. Õppima midagi. Kui saaks elukutset vahetada, võib-olla hakkaks kokaks või tiigriks. Läheks tööl isegi. Nii meeldib kokata. Ja, no näete. Panen ühe veel siia. Vist on 6. Noh, mina loen vist ära selle, et on 96. Nii, aga need marjad on liiga suured. Muidu võiks see alla kirjutada ka, kelle sünnipäev on. Aga vist mustikaid ega midagi ei ole vist ega mustikaid. Midagi vaatame, kohe otsime kodukapist. Ilmselt 96 on loetav, aga kui siia kirjutada veel ämma nimi, siis nende kirssidega ma ei saa. Ma leidsin kapist külmutatud mustikad. Ja ilmselt nendest ma saan vist. No. Ämma nimi on Linda, Linda, mu Linda.
Oi. Nyt on vaateet ka veel teha. Nüüd hakkab juttu minema see. No. Ma vist saan hakkama. E-täht on midagi jama. Tee võib väga kergelt hooks muutuda mul. Juba teravaks. Nii. Enn ka ei meeldi, miski ei meeldi. Aga paneme siin ühe. Siia kohe juurde, äkki siin on parem. Nii. Siis veel. Tegelikult on loetav. Hinda on 96. Nüüd on näha, et see on kodu kootud, mitte poe tehtud. Poes, firmas. Nii. Ma näitan nüüd siit poolt ka. No, lämm sai nüüd 96. Ja see on siis oma kootud.